väike rada sisse minna. Oi, tere! Tere! Hästi ei kuulnud praegu. Tere! Lauljad on kohal. Kas vaatajad on kohal? Tere! Tere emmed! Tere issid! Wow. Tere vanaemad! Tere vanaisad! Üks on kohal, teised jäeti koju. Vanaisad on kodus ja nad rohivad aias. Just. Ja kastavad lillirõdu peal. Just. Ja. Nad ei teagi, et laul käib. Ja. Oi, Nii, austatud daamid ja härrad, teie ees on Tallinna lasteaedade ühine segakoor. ja võib kohe plaksutada neid. Ja palun vabandust, et me aeg-ajalt keerame Pepu teie poole ja aeg-ajalt teie poole. Piip, mina ei keera Peput kellegi poole. Kuidas nii? Ma olen seljaga. Atsu, vabandust, õigus küll. Keeran selja aeg-ajalt teie poole, sest te olete kahel pool. Niiviisi. Olla koos on ütlemata hea. Jah, meiega koos on olla hea. See on hea, et teie olete meiega ja et meie oleme teiega. Just. Ja lisaks meile ja teile on meil lava peal Urmas Latikase ansambel. Ja. See ei ole nagu ansambel, see on tegelikult nagu orkester. Ja, nemad aitavad meil täna rütmi hoida. Ja nemad teevad täna sümfooniat. Just. See on üks ütlemata uhke laulupidu. See on juba 4. kord, aga kõik see pealt. Ja meie oleme koos lisaks ansamblile veel ka dirigendiga Raul Talvar.
ja siis väga tore on olla koos kõikide lauluõpetajatega, kes on lastega koos. Ja väga tore on olla koos kõikide lastega, kes kohe laulma hakkavad. Tere! Ja tegelikult päris alustuseks te kuulsitegi laulu Olla koos. Olla koos on mul väga hea, ka iseendaga. Mina olen Tuut, siin on Piip. Ei, vabandust, andke andeks, palun. Kõik see pealt ikka Piip ja siis on Tuut. Jah, väga õige, Tuut ja Piip. Ei, Piip ja Tuut. Tuut ja Piip. Piip ja Tuut. See on Tuut ja Piip. Ei, Piip ja Tuut. See on Tuut ja Piip. Piip ja Tuut. See on Tuut ja Piip. Piip ja Tuut. Tuut ja Piip. Piip ja Tuut. Tuut ja Piip, Tuut ja Piip. Stopp! Stopp! Aitäh teile! Kõik teavad Tuut, et see on tegelikult Piip ja Tuut. See on Tuut ja Piip. Piip ja Tuut. 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 Tuut ja Piip. Mis sa nüüd? Suur tänu! Aga laulu, mida te kuulsite, laulu Olla koos autor on Sirje Toopere ja tema on täna meil siin ka. Sirje, tere! Autor! Ja, Suur aitäh, Sirje. Sirje! Aitäh! Piip räägib, Sirje on meiega koos. Tema on ka meiega koos, jah. Jaa. Niiviisi, alustame Tallinna lasteaedade 4. laulupeoga. Laula sina ka. Suur aitäh, Piip. Mina saan ka laulda. Ei, mitte sina. Selles mõttes, et laula sina ka. Ma tänan väga. Ma saan laulda. Ei, Tuut, mitte sina ei laula. Kes see laulab siis? Lapsed laulavad ju. Teie laulate? Ja, just nimelt. Nemad hakkavadki nüüd kohe laulma, sest see on ikkagi laste laulupidu, Tuut. Ega see pole mingi Tuudu laulupidu. Ja, nii on. Ja nüüd? Aga Piip, päris tore oleks tuututada ka vahepeal. No tuututa siis. Lauluga. See on laulu nimi. Lauluga. Laulu autor Külli Herimäe.
tegid nagu niimoodi ja osad tegid nagu vau, sinna juurde. Ja kui keegi oskab veel näiteks vilistada või kõrgemalt hüüda, siis võib seda kõike korraga teha. Proovime, kuidas me oskame plaksutada ja kaasa elada. 1, 2, 3 ja läks! Suur tänu, ei maksa nii palju kisada. Niiviisi. Piip, kas sa kuulsid, kui hea laul see oli? See oli väga hea laul. See tegi kui Rinne rõõmsaks. Just. Ja see pani kui südame tuksuma. Tee mul ennem süda seisis. Ja tuud, kas sa tead? Selle laulu autor, mille pealgi on laulu ka. Ja autor Külli Erimäe. Tema on meil kohal ka. Külli! Suur hästi. Küll on hea, et ikka mõni oskab laule kirjutada. Ja mõni on ikka oskab laulda ka, see on ka väga hea, kui sa laulda oskad. Ja Piip, mina oskan laulda. Ei, sina ei laula praegu. Ma oskan tegelikult laulda niisugust laulu, mis teeb südame rõõmsaks. Rinne rõõmsaks? Jaa. Kõik laulud peaks tegema Rinne rõõmsaks, muidu pole mõtet nagu laulma hakatagi. Ütleksin mina. Oota, Piip, ma nüüd laulan. Ei, sina ei laula. Tead, kes minul kodus laulab või? Mul laulab emme. Ja kui hästi paluda, siis issi laulab ka. Piip, kas sa tead, kes mul kodus laulab? Mina ise. Ma tean seda, jah. Olen näinud, olen kuulnud, oskab laulda küll, kui vaja, aga mitte praegu. Sellepärast, et praegu laulavad laululapsed. Ja tead, mis laul tuleb? Aga Piip, võib-olla natukene. Pärastpool. Tead, mulle meeldivad naljalaulud. No vaat nüüd ühte sellist sa kuuledki. Ahsoo. Jah, laulu perekond. Autor Külliki Levin. Läks! Piip, kas sa kuulsid, nad laulsid naljalaulu. Ja nüüd saan mina ka laulda. Teil tuli väga hästi välja, te võite ise ka endale vahepeal plaksutada. Laske käia! Jah, väga hea. Nii, ja nüüd teie kord on plaksutada kõigile, et nad kõigid on... Mul läksid sõnad sassi tuud. Ei, Piip, aga mul on sulle hoopiski üks küsimus. Oota, enne kui sa küsid, meil on üks aplaus tegemata veel kord. Laulu autor Külliki Levin, keda küll ei ole kohal, aga plaksutada võib. Noh, mis sa tahtsid küsida, mees? Ma tahtsin küsida, kas sa tead, mida on maailmas kõige rohkem? Õhku! Jaa, aga vee all ei ole seda õhku, mida me saame hingata. Ei ole, jah. Seal on õhku küll, aga mitte hapnikku nii palju. Oota, aga siis on... Piip, aga ma küsin, kas sa tead, mida on maailmas nii palju, et see kunagi otsa ei saa? Laul ei saa ka otsa.
sa ütlesid lapsed. Väga õige, laul ei saa otsa, aga midagi on veel rohkem. Inimesi, väga õige. Inimesi on nii palju, et ei saa otsa üldse. Üle 8 miljardi juba, täitsa õige. Aga veel rohkem, kui on inimesi, on maailmas. Ma tean küll. Oota, õige! Ütleme 1, 2, 3. See on armastus. Mul läksid jalad nõrgaks. Ja süda hakkas põksuma. Ta põksus enne ka, aga nüüd natukene rohkem ja kiiremini lihtsalt. Ja väga õige. Armastust on kõige rohkem. Seda jagub muuseas kõigile. Mitte keegi meist ei ole vaene. Armastust jagub kõigile. Just. Armastust jagades. Tead, kus saab armastust? No? Kaubamajast. Ja. Kohe kuulete Ave Kumpase laulu armastust jagades. Kaubamajast. Ja. Ja mina tahaksin teiega jagada ühe õhumusi. Ja teie võite jagada, lapsed, pange valmis ennast nüüd, teie võite jagada õhumusi oma issidele emmedele. 1, 2, 3 ja... Ja issid, emmed, vanased, vanemad ja kõike muud külalised. Kohalviibijad. Jagage õhumusi lastega. Kui tore! Tuud me olime siin vahel praegu. Jah. Ja teate, kuhu me ühe õhumusi peame veel saatma? Ühe õhumusi saadame kõik koos Ave Kumpasele sinna ülesse. Ja tema tegi väga ilusa laulu. See on väga ilus laul. Aitäh sulle, Ave! Ja Piip, nüüd esinen mina. Mul on ka väga ilus laul. Ja. See laul on ka sündinud armastusest. Jah. See käib niimoodi. Ma teen hästi kiiresti. Armastan! Selles laulus oli sõnum sees. Mis sõnum? See armastus oli seal sees. Armastan. Tead, Piip, ma laulsin nii kiiresti, et mul tuli vill. Mis
sul tuli? mul tuli vill. Aa, mul on keele peal vill. kelle peal on vill? ja tallal on ka vill. Ah, soo? ja kaenlal on ka vill. Ahah, ja pea peal on ka vill. mis vill, miks sa nendest villidest räägid? Igaühel on oma vill. See ei ole see laul, on küll et selline igaühel oma vill. Jaa. Ei joetud, selle pealkiri on igaühel oma pill. Sa said jälle valesti aru. mul on oma pill. No kuule, pane käima. suur aitäh teile ja veel ükskord suur aplaus laulu autorile. Stopp. Kuule, Tuut. Ega siis sellel laulul polegi autorit. kuidas nii? Laulul pole autorit, kes selle laulu tegi siis? No ma ei tea, siia on kirjutatud, et see on rahvas tegi, see on rahvaviis. Vat. Rahvas tegi. Rahvas tegi, jah. See on hea. Piip, see pole mitte mingi rahvas tegi, vaid see on pärimusmuusika. See on rahvalaul. Nii see ongi. Ja tead, kes teeb väga head pärimusmuusikat? No? Metsatöll. Ära jama. Ja Metsatöll teeb igalühel oma pill. Niimoodi. Sellel mängin teeri lella. Ja Metsatöll mängib niimoodi. Mängib küll, jaa. Tead, kus Metsatöll mängib? Kus ta mängib? Metsas. Siis on mets muusikat täis. Seda küll. Kõik hundid tulevad kuulama. Just. Ja. Eks need hundid peavadki see metsatöllu kuulama, sest mis see metsatöll muud on kui hunt. Ja las ta siis mängib metsas. Ja tead, mis metsas kostab siis, kui metsatöll mängib? Muusika. Muidugi. Nüüd, hea publik, kõik austatud kuulajad, vaatajad, head laululapsed, järgmise looga läheme metsa. Kõlab Riine Pajusaare
metsamuusika. Väga ilusti tuli teil krooks välja. Hästi krooksutud. Ja Ja teeme suure aplausi laulu autorile Riine Pajusaarele, keda täna siin ei ole. Lapsutame, lapsutame. Piip, kas sa tead, kus Riine praegu on? No, Ta on Konnalaanes. Konnalannel. Konnalaanes, jah. Tuud tuleb minu kõrvale, nüüd on sul võimalus. Järgnevalt, head laululapsed, hea publik, me saame koos laulda. Kõigepealt laulame meie ja siis te teate, mis laul on. Niipidi või? Mina olen niipidi. No hea küll, ma olen niipidi siis. Või laulame alguses ühtepidi ja pärast laulame teisele poole. Teeme nii. See on laul on maailma kuulus. Konnalaul. Ütles väike roheline konn, ütles roheline konn. Ütles väike roheline konn ja ta laulis. Aga meie teame, et nääli-nääli-na, nääli-nääli-na, nääli-nääli, aga meie teame, et nääli-näälina konnad teevad krooks. Piip. Vägev. Oot. Piip, kas sa kuulsid? Lastel on selge laul Ei, juba. oota, stopp. Teeme selle asja nüüd päris selgeks. Nii, lapsed, vaadake siia. Küsin, kes kuulis täna seda laulu esimest korda? Tõsta käsi üles. Ei ole veel maailma kuulus. Piip, täna nad kuulsidki esimest korda. Ja. Laske teie nüüd käed alla. Need, kes on varem juba kuulnud ja juba laulsid, tõstke käsi ülese. Väga hea. Wow. Tundub, et enam-vähem pooleks. Sama küsimus siia. Kes kuulis täna esimest korda, käsi püsti? Ja kes on varem kuulnud, käsi püsti? Väga hea protsent, ütleme nii. Nüüd me teeme väga lihtsalt. Ma kordan need sõnad üle, sest need on nii lihtsad ja pärast saame koos laulda. Nii, tähelepanu, vaadake siia minu suu peale nii hästi, kui te sealt tagant näete. Esimene rida. Ütles
ütles väike roheline konn. Väga hea, teine. Ütles roheline konn. Kolmas. Ütles väike roheline kolm. Ja neljas. Ja ta laulis. Ja siis tuleb refrään. Aga meie teame, et nääni-nääni-nä, nääni-nääni-nä, väga hea. Nääni-nääni, aga meie teame, et nääni-nääni-nä, konnad teevad kroos. See on teil selge, väga hea. Ja panite tähele, et iga kord, kui Piip ja Tuut ütlesid sõna konn laulus, siis tuleb teha niimoodi. Konn. Proovime kõik koos. Jah. Ütelge ka ikka, jah. Üks konn veel, jah. Väga hea. Ja kuidas teie konn kõlab, palun, jah. Väga hea. Kuule, te võite ka püsti tõusta, kohe hakkame laulma. Tõuske teie ka püsti. Järgnevalt esineb Tallinna lasteaedade 4. laulupeo segakoor koos ühendpublikuga. Jah, väga hea. Niiviisi, kes dirigeerib, palun? Ja, dirigeerib maailmakuulus dirigent. Piip, kas sina dirigeerid või? Suur tänu, et sa annad mulle oma taktikepi praegu, mida sul üldse ei olegi. Niiviisi. Dirigeerib Piip. Vabandust, ma keeran selja teie poole praegu. Suur tänu. Nii tähelepanu. Valmis? Ütles väike roheline konn. Ütles roheline konn. Laula! Ütles väike roheline konn ja ta laulis. Aga meie teame, et nääni-nääni-nä, nääni-nääni-nä. Nääni-nääni, aga meie teame, et nääni-nääni-nä, konnad teevad krooks. Kuule, laulame kiiremini. Ütles väike roheline konn. Ütles roheline konn. Ütles väike roheline konn ja ta laulis. Aga meie teame, et nääni-nääni-nä. Ma ei kuule. Aga meie teame, et konnad teevad krooks. Ja üks krooks veel lõpetuseks, jah. Ja nüüd krooksuvad ainult isad, jah. Nüüd krooksuvad ainult emmed, jah. Väga hea. Nüüd krooksuvad kõik vanaemad, jah? Vanaisa, kus sa oled? Väga hea. Ja nüüd teeme lõpetuseks ühe suure krooksu kõik koos, jah? See on vägev! Siin on nii hea olla mees. Ma annan sulle jälle selle puki siin üle. Aitäh, ma tunnen ennast praegu. Ma olen nagu praegu kõrvust tõstetud Tuut. Hästi tehtud, Piip. Suur tänu teile. Nüüd tähelepanu. Laulupidu jätkub. Ja aga Piip, kas sa tead, mina tunnen ühte tüdrukut, kes kardab konna. Sa tunned ühte tüdrukut, kes kardab konna? Ja ta kardab iga kord, kui ta konna näeb, ta ronib kohe puu otsa. Toho? Oota. Ja tead, mis ta nimi on? No? Ta nimi on Triin. Triin? Ja nii kui konna näeb, ronib puu otsa. Ahah. Ja ükskord ronis puu otsa ja kukkus alla. Ja tead, kui Triin alla kukkus, siis ta ütles, oh sa lepp. Mitte oh sa lepp ei öelda, vaid öeldakse vaat kus lops. Ei, tema ütles, vaat kus lepp. Ma kukkusin lepa otsast alla ja pärast seda hakatigi Triinut kutsuma Lepatriinuks. Hea lugu, mees! Suur aitäh! Ei no võta heaks, eks ole ju. No, Lepatriinu. Autor
Muldmaa. Lepa-Triinu laulu autor Katrin Muldmaa. Siin ta on. Teeb ta hästi kohale. Vabandust, Karin Muld, minu viga, ei oska lugeda. Karin Muldmaa. Jah, hästi tehtud. võite plaksutada küll, suur lapsed, teil aitäh. tuleb hästi välja. Piip, kas sa tead, kui Lepa-Triinu lendab sinu peale ja siis sa võtad ta niimoodi näpu peale, siis ta ronib näpu otsa, sest talle meeldib väga näpu otsa ronida ja siis ta lendab koju. Lepa-Triinu lendab koju. Lepa-Triinu lendab koju. Jah, Jah. nii ta teeb, jah. Aga sa tead, millal on kodus kõige parem olla? No, Kodus on kõige parem olla siis, kui sa oled ennem käinud pika reisi peal ja siis jõuad reisi pealt koju tagasi, siis on kodus väga hea olla. kas me läheme reisile, tuu? See on hea mõte. Lähme reisile. Aga kui kaugele? Me läheme nii kaugele, kuhu jala ei jaksa minna. Oi, kas nii kaugele nagu näiteks eesli ja kaelkirjaku juurde või? Kelle? No ma ei tea, eesli ja kaelkirjaku juurde, need on kaugel. Eesti ja kaelkirjaku juurde. See on hea mõte. Ja, aga tegelikult on sealt ka väga hea kodu tagasi tulla. Jah. Järgmisena te kuulete kodulaulude popurriid, mille on kokku pannud Kersti Kuusk. Ja need on laulud, mis on kõlanud juba eelnevatel laulupidudel. Ja popurrii, see on niisugune laul, mis on hästi popp. Ja päris pikka. Jah. Nii et pidage vastu. Läheb lauluks.
näed, Kersti tuleb seal. Kersti, hästi tehtud. Palun väga. Ei tood! Vabadust, kes toob? Mida? Kes ikka harjavart ei kingita inimesele niimoodi? Piip, aga see oli Kerstil nii ilus kodulaul. Oli küll, seal oli mitu kodulaul. Ja kodus on kõige tähtsam asi hari. Nii lapsed? Sest kodu peab olema alati puhas. Ja mis kodu see on? Mis on nagu prügihunnik. Eks ole? Ja kodus ongi kõige parem olla, kui kodu on puhas. Ja nüüd näitan teile kodukoristaja lemmiktriki. Mulle meeldivad trikid, kas teile ka meeldivad trikid? Jaa! Ole lahk, lase käia tund. Nii? Tule siia poole. Siia poole. Ja niimoodi üks näpp. Nii? Üks hari. Tähelepanu. Panen harja näpu otsa. Täpselt. Ja siis? Tõstan harja ülesse. Ja. Vaata, see on nagu vabaduse sammas. On jah? Ja nüüd lasen teise käe lahti. Hoppara, ossa poiss. Tuud, see on küll napikas praegu. Pole hullu midagi. Sul ei Kui ei tule välja, tuleb kohe uuesti proovida. Harjutamine teeb meistriks. Üks näpp, üks hari. Üks hari. Panen näpu otsa. Nii, väga hea. Hoian sirgelt. Ja siis? Lasen käe lahti. Hoppara, ossa poiss. Ossa poiss. Kuule, Tuud, sul ei tulnud välja see praegu. Kui ei tule välja, tuleb kohe uuesti proovida. Tuud, sa pead natukene keskenduma ka ikka. Keskenduma. Sa ei saa kogu aeg proovida, kui inimestel pole siin terved päevad sinu harjatrikki siin vaadata. Kas keegi teab, mis tähendab keskenduma? Mina tean. Oot, väga hea, ma küsin ainult ühe lapse käest, me saame tõe kohe teada, ma ütlen teile valju häälega, mis on keskendumine, mees esimesest reast ütleb mulle kohe välja. Keskendumine on see, kui sa rahuned, mees. Rahune maha, ma ütlen sulle. Õige, see on õige, see on väga hea. Rahuned ja mõtled ainult ühele asjale, mees. Millele sa praegu mõtled? Praegu mõtlen jäätisele. Ei aitas. Tuud. Sa tahtsid trikki teha, sa pead harja peale mõtlema. Kes see siis harja lipsib? Mis sa tast lipsid? Näita trikki, mees. Hea küll, üks näpp. Nii, trummipõrin. Panen näpu otsa. Trummipõrin, tremolo. Mõtlen jäätise peale. Ei, harja peale pead mõtlema. Harja peale. 1, 2, 3. Sul tuli välja. Nägid, see aitab. Vau, Piipe, nad plaksutasid mulle. Jaa, nad plaksutasid jah, sest nad on lihtsalt väga viisakad. Näitan ühe triki veel. See trikk on natukene pikem. Natuke pikem trikk. Ossa poiss. Stopp! Näitan teile ühe triki veel. See on veel pikem trikk. Ei! Hoidke nüüd oma Piipe prillid. Kui sa tahad. Hea küll, võib teha Tuudule aplausi, päris hästi tuli välja.
Piip, kas sa tead, mille peale ma mõtlesin? Mille peale sa mõtlesid? Ma mõtlesin jäätise peale. Kui saate teada, miks ta selle peale mõtles? Järgmine laul ongi Airi Liiva jätsilaul. Seal kaks jätsi. Jätsilaul. Kas te kuulsite, kui hästi lapsed laulsid? See on sellepärast, et nad söövad jäätist. Lapsed, kas teie kuulsite? Kas te mind kuulate? Kas te nüüd ka kuulate? Siis te oskate hästi kuulata, see on väga tore. Niiviisi. Aga lastel tuli laulmine välja sellepärast, et neid saatis ja saadab edasi kogu aeg, elu lõpuni. Urmas Latikas ansambel. Oota, tuut, aga... Koosseisus Urmas Latikas, Raul Vaigla, Tanel Ruuben. Aga selle väga mõnusa jätsilaulu kirjutas Airi Liiva. Autor. Suur tänu, hästi plaksutatud. Piip, aitäh. Võta jaoks. Et sa teaksid, Airi Liiva on minu lauluautori nimi. Sinu lauluautori nimi? Ja, kui ma laule kirjutan, siis ma olen alati Airi Liiva. Soo? Ja. Sa võid olla kõik laulukirjutajad siis sel juhul. Ja, ükskord ma olin Beethoven ka. Olid või? Ja. See on väga hea. Mitu laulu kirjutasin. Ja, aga armsad vaatajad, kallid lapsed, olemegi jõudnud päris peo lõppu, mis tähendab, et teil on jäänud laulda veel üks laul, aga enne kui me hakkame laulma, üks aplaus veel meie orkestrile! Ja see, et te oskasite nii hästi laulda täpselt nii, nagu orkester mängis, siis teid juhatas ja dirigeeris Raul Talvar! Sa saad lilled, Raul. Raul
laul oli nii heldinud, et ta ei saadki aru, kuhu ta vaatama peab praegu. Tead sa, Tuut? Suur tänu sulle. Aitäh, Piip, hästi tehtud. Suur tänu, pole viga, minu meelest päris hästi tuli välja. Jah, ei no võta ja. Poleks paremini osanudki. Ei olekski osanud parem. Sa oskad väga hästi saagida. Mis asja sa, Tuut, nüüd jändad siin? Pidu saab otsa lauluga, et laul sai otsa. Suur aitäh publikule, suur aitäh laululastele. Ja laske laulul kõlada! Mul on üks pisikene kipukene, mille ma tahaksin personaalselt üle anda ühele... Kas mõni autor on veel tänamata või? Ja see oled sina, Piip. Konnalaulu sõnade autor. Musi kõigile! Ilusat päeva!